Tervist! Juhtus siuke lugu, et täpselt siis, kui trimmerdasin lepa võsa, mis sel aastal on erakordselt vitaalne sügisel, mulle tundub, et loodus on valmistumas üllatusteks. Võsa kasvab umbes samamoodi nagu tavaliselt kevadel kõrgajal. Trimmerdasin lepavõssi, samal ajal tuli postitus Eva Lepikult, Supreme Empires, ja ühtlasi tuli mõne päeva eest ka armas eestikeelne korrale kutsumine, kuidas võib küsida nõustamise eest 55 000, 11 000 jada. Küsida võib kõike. Mina ei ründaks sugugi, sellepärast et Leedi Lepiku tekstid on ülihead. Ühtlasi tuletab ta meelde, et raha on kõigest raha, lepalehed ja lepalehtedega meie teatavasti arveldame oma isiklikku iseenese ja mitte isekat, vaid pigem isetut teiste teenimist. Nii siis Elizabeth Aprilit sõbrad pärit per YouTube ja Reels ründavad, kõiki meid üritatakse närida. Proovi sina saada kas presidendiks, Emspirassit juhtida või siis lased nagu Lauren oma pojal jutustada, kuidas asjad on. Sa saad ikka kõike. Niisiis, mis selle lepase reega mineku kohta meile öeldaksegi, las koerad hauguvad, karavan läheb edasi. Lepase reega, lepalehed koormaks. Peaasi, et ei värise nagu haavaleht. Unju. Niisiis, mulle meeldis hirmsasti Eva Lepiku tekst. Sina saadad 2 sõnumit ühe korraga. Ta on praegu selline. Teeme natuke punaseks, ta on hästi mõõdukat järeleaitamist vajab, nii siis inimesed arvavad, et teadlik loomine on lihtne. Justkui reaalsus saaks end ümber korraldada samal ajal, tingimuslik ajaline, kui selle ette koma käib. Kui sinu sees midagi ei muutu, ei ole valesti, aga teeme õigesti nii, ehk siis midagi, miski, ja kuivõrd Leedi Lepik kirjutas hoiatavalt eitava lause, teame küll, tehtagu, tõstetagu, rikastatagu, on ja, see on mõttes, lisame sõna mitte. Nii siis, kui sinu sees mitte miski ei muutu. See on nii tüüpiline. Millal ma valmis saan kogu raha eest? Nii armas. Kui nad kes nad? Meil on alguses jutuks sinu sees. Järelikult not nad, sa. Kui sa, järelikult on ainsuses ka pööre. Kui sa jätad kõige olulisema elemendi 2 silma vahele,
järeldad sa, et see on liiga hea, et olla tõsi. Too epic to be true. Jutumärgid eesti keeles algavad alt siuh ja alla sõidab viikese noolekesega. Ma tegin niimoodi. Tee sina ka. Siia tahapoole on sul võimalus kirjutada, kuidas sina päriselt tõused teisi tõstes, kuidas sina päriselt manifesteerid, kas sina saad hakkama ühehäälse taotlemisega, ilma et sul oleks teises käes kustutuskumm ja aga kas sina muutud enne, kui muutub sinu kõik muu ja näe. Ai, hea on kirjutada. Niisiis, see pole maagia ja see pole kerge. Nice. Ükskõik, millist tööriista, tehnikat või meetodit sa oma reaalsuse muutmiseks kasutad, toimib see ainult siis, kui su signaal on puhas. Kuivõrd me vastame siin küsimusele, kelle signaal, sinu signaal, siis me kasutamegi asesõna pikka vormi sinu. Palju parem. Su signaal, sinu signaal on puhas. Eks selle koodi lugemisega ja signaalide saatmise ja vastuvõtmisega ongi asjad huvitavad. Kes kontrollib? Selle kohta üks hiljutine kriitik hästi loogiliselt ütles, üldse mitte väga kriitiliselt, arutles toredasti seda, et ei saa kontrollida. Ja kui sa tunnistad, et ei mõiganud 55 000 eurone nõustamine, siis ostad järgmise kallima. Jumala pärast ei saa öelda, et upsi teisi. Miks mitte? See ei tähenda, et oled kõik ebamugavad emotsioonid kõrvaldanud. See ei tähenda, et sa ei peaks kunagi oma naabri peale vihastama. Vabalt. Ja siis tõsta see emots enda ette, vaata talle otsa. Ja pihusta. Ehk siis tee ümber. Ei ole üldse raske. Ainult, et see tuleb tagasi. Trigerdajad tulevad taas ja taas. Aga me õnneks teame seda, et nii see on. Super ju. Me oleme üks samm ees trigerdajatest. Puhas signaal ei tähenda, et sa oled pühak. Igal pühakul on minevik, igal patusel tulevik. See ei tähenda, et oled kõik ebamugavad emotsioonid kõrvaldanud. See ei olenegi ainult sinust, jah, selles võttes küll, et oma koodi ja signaaliga tõmbad neid trigerdisi ligi, ent kummatigi nemad ikkagi tulevad ja tulevad nii, nagu Jumal juhatab sõna otseses mõttes. Puhas signaal tähendab lihtsalt seda, et sinu, me läksime sina peale, jääme sinna. Ongi intiimsem, kõnetavam, toimivam. Sinu sisemine reaalsus vaatab, saadab ühe sõnumi, mitte kaks. Reaalsus reorganiseerub sõnumi põhjal, mida sa tegelikult saadad, mitte selle põhjal, mida sa sooviksid saata. Ema selliseid ei tahtnud ma, mamatši laul.
see tähendab, et oled enda vastu nii aus, et vastuolul pole kuhugi peituda, kuna enamik inimesi ei ole valmis enda vastu nii ausad olema, olenemata sellest, milliseid vahendeid ja tehnikaid nad kasutavad, jääb allolev signaal moonutatuks. Eva tekst on inglise keelest per meta tõlgitud ja siin järgnevas dialoogis ma soovitaksin mitte all olev, vaid taustal. Meil on tegelikult erinevaid mooduseid Leedi Leppiku inglise keele tõlget aidata päris eestikeelseks, et signaal oleks puhas. Niisiis allpool naba, allpool vööd, seal allpool, no ei. Me allolev ja allpool selle väljendi asemel saame öelda üks variant tausta alla olev või lihtsalt tausta. Siis me saame öelda kammertoon. Teate, see on niisugune urr ja mürr, mis kõmiseb soovitud helide taga all. Siis saab öelda ka foonil, mis on sama, mis taustal, aga see ei ole hea, see ei ole üldse eesti keel. Siis me saame öelda selle allpool kohta sisimas. Siis me saame öelda selle kohta selle all. Voh, ka see on võimalik. Nii, ja siis leiame variandid ka pealiskaudsele. Pealiskaudne tead on ükskõikene pindmine, selline surfimeister, nagu me kipume olema, sest kõike on nii palju, paneme oma eksistentsiaalse lainelauaga mööda teiste nuppusid. Et need tükati ka suisa lausa lendavad, heal juhul poleeritud saavad. Me ütleme pealiskaudse asemel siis variant 1 pealispinnal. Pealispinnal siis me saame öelda ka tegelikult, mida Eva silmas peab, tahtlikult. See on see, mida sa püüad tunda, nagu sul oleks juba olemas. Ja siis kratt, see kolumats, hiireke, hääleke undergroundis annab tuld. Niisiis pealispinnal tahtlikult, siis võib öelda ka teadlikult, eks? Ja võib öelda sihilikult. Voh, eesti keel on rikas. Ikka iga. Ma valin rikkuse ja siis hääleke põhus. Ma ei taha ahneks muutuda. Ja teate, mis veel? Ma ei saa, see ei ole mulle. Ma ei taha ka. Ikka kõik lastele, mis nüüd mina? Järgmine kahekõne. Ma olen armastatud. Ja kõhuhääl koriseb, kelleks sa ennast pead. Aha. Ma valin iseenda. See läheb mulle liiga kalliks maksma. Ja silmas peetakse nii seda, et see on liiga hinnaline, kui ka inimsuhted võivad turki minna, kui sa teistele harjumatul kombel järsku uksiteisi iseenda valid. Kuidas nii? Ja viimane dialoog tahtliku manifesteerimise ja kõhuussi, kurja paelussi
esituses. Ma tahan ehitada midagi erakordset. Mulle meeldib sõna veel rohkem rajada, luua. Olgu siis ehitada, teie õigus, Leedi Lepik. Siis vastab üks pärdik peas. Olen alati neist. Kasutame sõna mitte they eesti keeles, teistest. Ma olen alati teistest nõrgem. Raha ei ole. Ja ei tulegi, kui sa niimoodi mökitad kullakesekene. See on moonutus, ütleb autor. Moonutatud signaalid loovad moonutatud reaalsuse. Sellepärast saavad kaks inimest kasutada sama tehnikat. Korrata samu afirmatsioone ja teha samu tegevusi, kuid luua täiesti erinevaid reaalsusi. Loogiline. Õnneks ka. Üks signaal räägib ühe häälega, a teine vaidleb iseendaga, öelgem pigem temaga. Teine vaidleb temaga, sest see teine ei vaidle iseendaga, vaid selle esimesega on ju loogika siukene, järelikult temaga. Kõigepealt õpime olema need, keda meilt oodatakse. Aha. Mis külarahvas arvab, kombeks on, heated rokod nii ei tee, jipikaie. Siis me õpime sellest lahti. Lisame sõna. Eesti keeles on tiba rohkem sõnu kui teistes keeltes. Tulised Põhjala inimesed oleme, vajame pikemat selgitust. Stardiriva. Nii siis me õpime ennast sellest lahti või lausa iseennast. Siis me õpime ennast või iseennast sellest lahti. Nii saame, ärme ütle saame me, saate te võõra. Me maha. Nii saame olla need, kes me tegelikult oleme. Hästi sai. Vaata sisse. Nüüd on meil siis küsimus, kas me vaatame sisse endasse, sellesse jutuks olevasse fenomeni, nähtusesse. Ja kui sa võtad appi järgmise lause, siis peaks nagu kontekstist välja tulema, kuhu sisse vaatame, kiika kööki või miskit. Vaata sisse enda. Eva peab silmas, vaata enda sisse, kus sinu, no võt hädakene küll, inglise keeles vahet ei ole, meil on, nautigem seda, mis meil on, sina ja teie vahe näiteks. Niisiis, kus sinu signaal jaguneb? See lause vaata enda sisse saab meilt muuseas ühtlasi ka hüüumärgi, käsk. Vanem kui meie, you know, kogu raha eest. Ära ole öeldadi. Niisiis, kus üks osa sinust valib, samal ajal koma, ajaline kui selle ette koma käib, kui teine vaikselt keeldub ja vastu hakkab raibe. See ongi moonutus. See ei ole skisofreenia, sa teed seda igal hetkel. Ka praegu kuulates neid kokkulahku komasid ja käändepöörde vigureid mõtled sa, aga ma ei õpi seda mitte kunagi ära. Kordamine on tarkuse ema. Mida rohkem sa seda minuga kaasa teed, seda toredamini see sulle DNA-sse, atomitesse, molekulidesse kinnistub. Seilasime, teame, punkt. Niisiis, ära paranda seda. Lihtsalt vaata seda.
teise, seda asendame teda. Suhtume sellesse moonutusse kui mõnevõrra elus olendisse, mida energia, mis kõik on. Ju ongi nii, siis ära paranda seda, lihtsalt vaata teda. Ahah, hea sai. Niipea kui, tingimuslik kui selle ette koma käib. Niipea koma, kui sa seda selgelt näed, kaotab see oma autoriteedi. Sa näed ta läbi, teed ta ümber, silitad ta endale käepäraseks. On ju? Oskame küll. Sealt edasi muutub valimine lihtsaks. Privaatne 1-1 konteiner on koht, kus me leiame moonutuse sellise täpsusega, et see ei suuda enam sinu reaalsust korrastada. Mõte on korrastatud reaalsuse suunas. Me siin kütamegi minna, aga jutuks on korraldada nii, nagu me ei taha. Ja konteiner on siis see privaatne nõustamine LED-lepikuga. Ma ei pannud siia hinda. Tekst on väga hea. Mina sain hirmus tähtis ja ühtlasi kasulik olla, tehes ta niisuguseks ei häda kedagist. Sina võtad nüüd paberi ja kirjutad, kuidas sinul on asjad selle manifesteerimise ja soovitu tühistamisega järgmisel hetkel. Oskame seda jube õudselt, metsikult, kohutavalt, jõle hästi teadagi. Me oleme nii sarnased. Me leiame iga päev omasugused üles. Sul võib olla teejuhiks koer, 12-aastane mops, kelle teenistuses sa oled ja tänutäheks viib mopstükk sind omade juurde. Universum on leidlik. Aitäh. Kohtumisteni.